minu arust meestel on just see, et nad tahavad puhast neidu. Kui puhtast räägime, siis... Nii pead ütled puhas. Puhas neiu, jaa, see on suht nagu... Mida see tähendab? Mis ta on nüüd selle võrra kuidagi parem, et ta ei ole kellegagi maganud enne? Mille võrrast ta nüüd puhtam või räpas? Ma räägin sellest, et mees saab näidata neiule seda poolt elust. No jaa, aga siis see oli Kaia-Pondini. See oli ego puus, sest et tal ei ole võrdlusmomenti, ehk siis mees ongi kõige parem ja ta teab, et tema jääbki kõige paremaks, isegi kui ta võib-olla mingi skaala järgi pole. Või ei või? Pluss, et siis ta on võtnud selle naise ära, ehk siis järgmise jaoks ta ei ole enam see sama vä? Mis sa mõtlesid? Nagu, et siis ta ei ole ju enam puhas. Kui see üks mees saab nii öelda selle... No jaa, siis, see ongi igal mehel erinev ja see ongi teema see, kas on ühe suhe või mitte. Aga lõpuks ei ole... Sellepärast, kui on ühe suhe, ma arvan, meil kõigile meeldib, kui teisele osapoolele on kogemus. Kogemus kindlasti, aga jällegi see ei oleks minu jaoks takistus, kui ma armastan inimest, et ma tahan temaga koos olla. Küsimus, kas sulle meeldiks, kui sa leiaks mehe ja ütleme, ta on see, kellega sa tahaks abieluda, lapsed, mida iganes. Kas sulle meeldiks rohkem see, et tal on 20 suhet või ta oleks virgin? 20 suhet, üle suhet mõtled? Ühe suhet, jah. 20 body count'i siis, nagu mõtled. Jah, inglis keeles, jah. Kumba sa pigem valiksid? Oota, sorry, mis see teine oli? 20... Kas tal oleks 20 body count või ta oleks virgin? Mees, kui on see mees, kes on nagu tõesti... Ütleme, sul on 2 meest. Toome näite. 2 meest, mõlemad, see, mida sa tahad elult. Ühel on 20, teisel on virgin. Kumba valid? Mul ei ole siiralt vahet. Esiteks sellist olukorda ei teki päris elus. Ei, võib tekkida, aga lihtsalt point on selles, et mul ei oleks vahet. Põhiliselt on see asi, et ükskõik kumma poole puhul, kui sul on üleöö suhted niimoodi, et sa võtad nagu mõtlematult, see võib tähendada lihtsalt juba mingeid haigusi. Lähme nagu sinna. Kui sa oled näiteks olnud mõtlematu, aga näiteks minu puhul on see asi, et see kontroll kõigile ei ole üldse paha. Selles mõttes, kui sa oled olnud ka püsisuhtes, sa ei tea tegelikult mitte kunagi, mis sul võib olla juba nagu geneetikas sees. Kõik asju tegelikult tuleks kontrollida, mis iganes puhul. Aga lõppkokkuvõttes mul ei ole vahet. Mis on sinu body count, see ei ole päriselt minul. Lõpuks või kas sa siis tahad öelda, et sina valid neiud, kellega sa tahad suhtesse minna, sa valid selle järgi, et kui puhas ta on, et kas kui ta... on kellegagi maganud või isegi on 20 inimesega maganud, siis ta ei ole sinu jaoks enam puhas, ehk siis ta sinu jaoks ei kärave. Kas ta väärtus kaob? Kas tema väärtus selle võrra siis nagu väheneb või? Kui naise body count ütleme 20 või? No näiteks jah. Minu silmis küll. Et tema väärtus kaob. Aga siis ongi see, et miks ka kutt, kelle jaoks body count on 20 või 40, kas siis tema väärtus sinu silmis väheneb või suureneb? See tuleb täpselt sellest vanast ajast, nagu me rääkisime. Ega kas sinu jaoks? Minu jaoks väga hea küsimus. Ma ei oska kuti seisukohta võtta. Ma ei maga, aga kas ei ole sinu seisukohta? Mul ongi raske võtta kuti seisukohalt. Sellepärast kas sul on sõpru, kes on kas virgin või 20 body count, kumb sinu jaoks? Lõpuks ei ole vahet ju prolli. Kas sa valid oma mees sõpru ka selle järgi? Aga kas ei ole niimoodi, et mees ju ikka öeldakse, et kui ta nagu ei taha suhet või ta tahabki pigem ühe suhteid ja nii edasi, see on lihtsalt sellepärast, et ta ei ole veel seda õiget kohanud, kui ta ju näeb kedagi, kellega ta tahab koos olla, siis ta ei mõtle sellest kui ühe suhtest või nagu olenemata muudest asjadest, siis see ju nagu... Mul on üks näide, mul on sõber, kes on virgin, ta on mingi sama vana kui mina, 23, 24, mida iganes. Ja tema otsib ka tüdrukut, kes on virgin. See võib tulla kas siis see, millest ta usub, eks ole, mis iganes. Aga ta otsib seda kõik, kes ta näeb, et tal on 10 midagi, ta isegi ei vaata. Aga kus ta näeb seda? Aga selle vastu... Või siis saab teada. Tal ei lähe korda see. Aga sellega on see, et see on ju aus point, sellepärast, et ma ei usu ka, et tema sõbrad on sellised, ka tema meessoost sõbrad, kellel on body count 20. Sellepärast ma küsisingi konkreetselt sinu käest. Ei, aga Sander on ju tema sõber. Jaa, aga mu body count ei ole 20. Just täpselt, aga siis ongi see... Palju on siis? Ei, aga sellega ongi see, et kui aga ikkagi vaata vähem... aga ometigi sa ju tegelikult tahaksid endale süütud tüdrukut. Et sellepärast ma küsin seda mitte üldse, et kedagi nurka suruda praegu, vaid lihtsalt selle pointiga, et ma eeldan, et ka nagu selle inimese sõbrad, kes sihukest asja ootab ja kes ka ise on
ka tema on ümbritsetud nendest inimestest ja sellisel juhul sellel polegi midagi valet, kui sa tahad endale süütud tüdrukut, minu jaoks on lihtsalt nagu irooniline, kui sul on näiteks, ongi sõpru, kellel on üleöösuhted, mis iganes, et see on täielik vastand, aga sa ootad naiselt seda. Minu jaoks ongi see, et kui see ongi mõlema puhul nii, I get it, mõlema puhul, kui nad on tõmmanud nii-öelda ringi, siis noh, slängi keele, et tõmmanud ringi, eks ole, see on ju suva. Ma saan täitsa aru, millest sa mõtled ja ma arvan, see tulenebki vanast ajast, et ma ise ka suht vanamoodne võib-olla see sellest no seda ka meie eelnevad arutelud tõendasid. Sander ongi traditsiooniline, absoluutselt. Ja sellest pole midagi valet. See on nagu mingi vana asi, aga me rääkisime sellest, et miks see praegu veel vaata teema on. Oot, Sander, ma tahan ühte asja veel küsida, et miks siis sa hoiad seda naist, kes sa ütled, et sa tahad, et oleks puhas, eks ole, miks sa hoiad teda standardile, mida sa tõenäoliselt ise ei ole vaata suutnud nagu hoida, eks ole, et selles mõttes siis peaks ju sina ka olema nii-öelda puhas. See seob jälle tagasi historisse. Et millega sa oled nõus? Ei, no jaa, aga ma ütlen sinul isiklikult, miks sa hoiad naist siis või seda neiut standardile, mida sina ei ole suutnud hoida? Sellepärast mulle meeldib see, kui ma saan neiule näidata maailma. Jaa, aga sa ise oled mis iganes või noh, oled 10-15 naisega olnud ja siis sa hoiad seda, et see naine, kellega sa koos oled, ei oleks mitte kellegagi koos olnud, et nagu kas see ei ole nagu ebaõiglane? See tuleb puhtalt, nagu ma enne mainisin, oli... No jah, aga kas sa arvad, ma saan aru, see tuli ajaloost, aga kas sa arvad, et see on nagu aus? No praegu on tänapäev, sina elad ju tänapäeval või nagu meili puuduta see, mis oli... Okei, see küsimus, kas ma olen tänapäeval sellega nõus, et vanal oli ühel inimesel naist? Ei, küsimus on selles, et sina praegusel hetkel, miks sa hoiad seda naist teisele standardile, kui sa ennast oled hoidnud lihtsalt? No saad aru? Sest need on minu isiklikud, see, mis mulle puhtalt meeldib ja mis mul korda läheb. Seal ei olegi midagi muud. Mulle kõige lihtsam näide. Mulle ka rämedalt meeldib see, kui näiteks mingi tüdruksõbra, kellega me teidime mida iganes, ei ole käinud näiteks mingis fancy's restoranis. Kõige lihtsam näide, mingi, ütleme Michelini restoranis ja ma saan talle tutvustada seda kultuuri. Mulle nii läheb korda see. Ja ma saan näidata talle seda, ma ei tea, see tundub, ma saan lihtsalt aga kas sa pigem tahaks sellisel juhul ka ma saan aru, et kui ta pole mingis konkreetses restoranis käinud, et see oleks tema jaoks üllatav, aga see on ka ju silmaringi küsimus, et kas sa tahaks kedagi, kes ongi vähem kogenud igas valdkonnas, et sa saaksid talle näidata neid asju, aga millest te siis näiteks arutate oma vahel, mis siis, kui teie mõlema passion oleks näiteks need Michelini restoranid ja tema jaoks on see üllatav, aga sa ei saa talle näidata, see pole tema jaoks uus, aga te saate arutada sellel teemal, te olete nagu koos selle samal tasemel, vaata. Et kas ta peab olema pigem siis madalamal? Väga hea küsimus. Kui talle see teema läheb korda, ta on käinud seal, see on väga huvitav ja hea teema, millest rääkida. Jällegi, minu personaalne, ma olen kokku lihtsalt puutunud sellega, et ma tutvustan enda tüdruksõbrale mingit uut kohta, mingit uut asja ja ma näen tema silmis seda rõõmu, et ükski mees talle varem ei ole näidanud seda. Ja see läks mulle endile korda ja see mulle meeldis. Aga võib küsida midagi või? Küsi ükskõik mida. Ühesõnaga, et kui sa tutvud mingi neiuga või noh, juba suhtled neiuga ja teil klapib nagu kõigest superesti, et ta muidu vastab nagu absoluutselt kõigest sellele, mida sa otsid siis oma partnerilt, aga siis sellele standardile ta ei vasta, ehk siis ta näiteks ei ole süütu. Kas sa päriselt siis nagu arvad, et see läheb nii, et sa lõpetaksid selle suhte ära ja olekski nii lihtne see nagu reaalses elus või? Ma ütlesin üleüldiselt, et meestele meeldiks, kui naine oleks süütud, nad saaks näidata. Enda positsioonist seda piiri on raske tuua. Ma saan aru, kui neiul on 5 suhet ja tal on või 5, mis eesti keeles on? Body count, mis iganes, eks ole? Partnerit? Jah, magamispartnerit, aga ütleme 2 pikaajalist suhet olnud. Seal on mingid
mingid need , ma ei ole nagu punktilt virgin , let's go , aga mitte virgin , siinkohal , ei . kas sa ei arva seda , et Aga- inimene , oletame , sorry , ma pean korra tooma näite vahele . kui sul on näiteks tüdruk , kes on olnud enne sind ühes pikaajalises suhtes ja siis sul on võrdväärses tüdruk , kes on olnud näiteks 2-3 ühe öö suhet , siis kas sa ei arva seda , et see , kui ta oli pikaajalises suhtes , ta tegelikult oli vahekorras ju palju rohkem kordi . koges rohkem . selles mõttes , et ta koges , ta võib-olla katsetas palju rohkem asju , sest ta oli partner , samal ajal kui need üleöösuhted , ühe öö suhted võib-olla olid siuksed , et kes teab , kuidas need kulmineerus , aga tegelikult see pikaajaline suhe , sa ju oled vahekorras palju rohkem . aga see oli 1-3 . ja seal , nii ta ütleski Aga- , see oli 1-3 . aga nagu , Kas- Sander , ma ei ka- taha sinna teemasse laskuda , aga ma ju tean mõndasid inimesi , kellega sa oled timminud . kas sa oled kindel ? ütle korra veel . väga hea küsimus , sellepärast et jaa , kui nüüd laskuda sinna , Jah. siis aga ma tegelikult saan aru selle võrdluse osas ka . mina ei ole üheltki eksilt küsinud seda küsimust . ehk siis see ju tegelikult siis ei ole . tegelikult on savi . siis on tegelikult ju savi . tegelikult Aga on ju kuhu savi , jäi kui sa ei küsi standard? seda , kus su standardid on , See kus on- on standardid ? meelest läinud , kui asjaks läheb . ei no lõppulõpuks see on- , lõppulõpuks siis ongi ju täpselt see point , mida nad üritasid teha , et et tegelikult kui on õige neiu , siis lõppulõpuks ei ole ju vahet . jaa , aga kui on õige ei inimene , ole siis lõppulõpuks ei ole vahet , mis ta body count on tegelikult . jaa , aga kuna ta oli eksid , siis ei olnud õige neiu . aga Fair . ju siis , aga kas sa arvad , et see jäi selle taha ? see võis ükskõik mille taha jääda . Aga just täpselt, siis see ju tegelikult ei see olene. võis jääda eelnevate kuttide probleemide taha . aga siis see ju ei olene . lõppkokkuvõttes . sellest oleneb , kui tal ei oleks neid probleeme , siis oleks fine ju . ütleme , kui ma lähen lahku sellepärast , et tal oli eelneva kutiga mingi probleem . aga see on ju Ja hoopis ta ei- teine probleem kui vahekord mitu või nagu . ei jaa , aga see tuleneb sellest . kui ta ei oleks seda kogenud , siis tal ei oleks neid probleeme , siis tal oleks safe . aga kust ta seda teab , kellegi otsa ette pole kirjutatud , et sa oled hea mees või halb mees ja sa naisena või mehena käid sa ka mitmest erinevast olukorrast ja faasidest oma elus ju läbi . jaa , kas mehel on siis kohe see , et ta kohe teab , mis algusest peale , kui ta sünnib kohe tiinekana ka teismelisena , ta teab kohe , mis tema asjad on ja vot nüüd ongi nii või ? ei , mis põhipoint , mis ma olen tahtnud öelda , mis ma ütlen , on mida väiksem body count , seda mehele ma arvan parem . Jaagup , mis sa arvad sellest ? mida väiksem body count naisel või , seda mehele , seda parem mehele või ? jaa , ei , ma ei ole sellega nõus . minu arust on ülirandom nagu , see on ülirandom Body count tegelikult või? nagu . ma ei tea , mis neiu võib olla , ma ei tea , 10 , 20 , 30 kutiga , ega lõpuks ma ei tea , seda parem ta magamistoas on , ma ei tea , seda kogenum ta on ja lõpuks ausalt öeldes mulle isiklikult see ei ole üldse tegelikult oluline kuni võib-olla sinna punktini , et ütleme , et Eesti on lihtsalt nii väike , et lõpuks Sa tead neid kõiki inimesi. et lõpuks , kui ma olen nagu neiuga koos , kes on olnud noh , kõigi su mingi sõpradega juba mõtle mitmete mu kohe , tuttavatega või noh , siis on juba natuke suss või nagu siis on juba natuke see , et ja ma arvan , et neiude puhul see on täpselt samamoodi ju kutiga ka , eks ole . aga kas me liigume nüüd edasi ? tuues korra tagasi , see oli , ei , lihtsalt neiudel oli hea argument see , et rääkides minu eksidest . no räägime sinu eksidest , davai . ei , me kindlasti ei räägi nendest . nii . ei , ma ei tahtnud ka ma lihtsalt , Linda tõi hästi , et kas nende body count ja see teema . ja tõesti , kumbagi kohta ei oska öelda , lihtsalt minu asi on ka see , et ära küsi küsimusi , millele sa vastust ei taha teada . ja esimese tüdrukuga . aga kas , ja ma räägin , aga see lükkab ümber su . sest et sa ju kogu aeg rääkisid sellest , et see on sinu jaoks oluline , kas ei ole siis asi , mida sa suhte jooksul ikka korra teemaks tood ? see body count , see oli , võib-olla ma tunnetasin seda , see ei või olla tõsi , aga jällegi ma panin endale selgeks , näiteks Essa eksi puhul ma ütleks , esimene tüdruk , kellega ma koos olin , temaga oli aru saada , et seal ei ole üle 4-5 . kuidas ja ? see võis et auge ei olnud piisavalt nagu välja veninud või mis sa mõtled nagu ? see on reaalselt teaduslik . mida sa mõtled nagu , ma ei saa aru , kuidas sa aru saad sellest . ei , see tulenes täiesti sellest historist , mis tal oli . ja sellest sa võid vabalt järeldada . see , et millist elu ta , mis on ta pereelu ja okei , sain aru .
täpselt . putukas Putukad, oli see on jälle lihtsalt- seesama putukas . igal juhul , mis mul on rääkida , kui te No, läksite juba minu eksidest tõmbame sellesse kokku. veits . ei , sorry , ma ei tahtnud üldse seda teemaks see on tuua , aga fair, mul ei. lihtsalt tuli meelde , et ma tean nagu vähemalt ühte inimest , kellega sul on olnud mingi tõsisem suhe või teema , ma ei tea , kas see on fair argument . jah , ja siis ma kas mõtlesingi , et sa tead tema historist palju või ? ei , ma tean , et ta ei vasta sellele standardile , millest me alguses rääkisime , mida sa tahad ja ma tean , et ta oli enne ka suhtes . jah , ja ma ei ütleks ja , ka , et ja , ta ja , ja ma võin Aga siis see ju ei loe sulle ka , see oligi kogu meie point , et see ei loe siis Jah. tegelikult sulle ka , kui naine on kõik , mida sa tahad , aga see on üks asi , mis tal on , et nulli asemel on 2 . ma ütlesin terve aeg , et mehele meeldiks rohkem see , kui naine oleks virgin . aga Jaksile ei meeldi või nagu selles mõttes , et paljudele Doesn't see care, on jah. savi . see on jällegi , mis Ei no, mehest see on oleneb, iga inimene , absoluutselt, see jaa, on iga ehk siis see inimese . tegelikult oleneb . aga ongi niimoodi , aga vaata , Sander väidab seda niimoodi võib-olla hästi on nagu fact. rohkem piirides , et igale mehele meeldiks ja Jaagup lihtsalt väidab , et ei , ma tal ütlen , on see suva pole . oluline , mu point on see , et see pole Jah. oluline . noh , lõppude lõpuks , aga ma ütlen ka okei , et see mõne mehe jaoks on oluline ja see on ka okei , I guess . võib-olla mu Ei, , vabandage , kui mu sõnakasutus oli selle poole pealt vale , et kõikidele meestele meeldib . ma võib-olla mõtlesin , et sa nüüd võtad selle puhta uuesti teemaks , et sa ütled , et äkki see oli natukene nagu . ei , see ma üldistasin , ma oleks pidanud Jah. nendest rääkima , nõus . aga Aga- liikudes , sa tahad edasi ja ma rääkida ? tahangi tegelikult lõpetuseks korra öelda seda , et tegelikult lõppkokkuvõttes see oleneb nii paljudest muudest asjadest ka , mis on sinu ellusuhtumised , mis on sinu usk , mis on sinu , see on lihtsalt nii kauge teema . pigem lihtsalt jäämegi arutlema seda , et Ja kas sa oled ma arvan , nagu lõpmatuseni selle Jaa, üle täpselt. ja arutlused . korra veel mainida , täpselt , vaata Jaks ei ole Sa midagi , liikud Jaks edasi niimoodi, ei sõbra. ole midagi öelda , ta tahab edasi liikuda . Rest in täpselt peace, oligi see , 0023. et miks ma ei küsinud , oligi see , et vaadates tema historit , tema vanemaid , ma midagi juba eeldasin ja sellest läks seda . jaa , okei ,